Tere kõigile kuulajatele, mina olen Siim ja see on Papsist ettevõtja podcast episood 2. Selles episoodis hakkan rääkima, kuidas saada oma päeva rohkem tunde, sisuliselt kuidas aega juurde teha, kuidas saada rohkem kui 24 tundi ühte ööpäeva. Aga enne kui selle teema juurde asun, siis tahaksin kiirelt öelda aga aitäh teile kõigile, kes seda esimest episoodi, eelmise nädala episoodi kuulasid, jagasid, laikisid ja eriti neile veel, kes mulle personaalselt tagasisidet jagasid. Ja loodan, et ka see teine episood ja kõik tulevad episoodid kõnetavad teid ja pakuvad teile midagi. Aga nüüd selle episoodi juurde, kuidas saada rohkem aega? Mulle meeldib ajaga olla tark. Mulle on alati meeldinud olla efektiivne, kuidagi õigesti aega kasutada. Erinevatel momentidel oma elus ma olen tundnudki, kus nagu ei jõua kõike lihtsalt teha selle ajaga, mis on antud. Klaas hakkab täiesti üle ääre ajama ja on vaja lihtsalt kuidagi aega juurde saada. Et ei taha nagu kõiki asju ära ka anda, tahad ikka kõikide asjadega tegeleda, aga lihtsalt ei jõua. Ja täna siis selle teema ümber ma jagaksingi omaenda kogemust, erinevaid näpunäiteid, mida ma siis rakendan oma igapäevaelus, kuidas siis nendest 24 tunnist natukene rohkem välja pigistada. Nagu ka esimeses episoodis räägitud sai, siis eriti lapsevanemana on juba päris palju sinu ajast võetud, eriti kui sa tahad olla aktiivne lapsevanem. Ja siis kui veel sellele lisaks tahad muude asjadega ka tegeleda, siis suht keeruline on ja peab siin erinevad lisavõtted kasutusele võtma. Ja mis ajendas nagu veel rohkem seda episoodi tegema on see, et ma näen erinevate inimeste pealt, kuidas seda potentsiaali eriti hästi ei kasutata. Et tegelikult on nii palju võimalusi, kuidas saada rohkem aega, kuidas tegeleda asjadega efektiivsemalt ja mõtlengi jagada siis seda teiega. Võib-olla teid aitab, teid kõnetab või siis lihtsalt suhestada sellega. Niisiis asumegi esimese punkti kallale ja võib-olla seda punkti lõpus ma kordan veel korraks üle, aga põhimõtteliselt kõige alus oleks tervislik eluviis. Ja tervislik eluviis ei too sulle otseselt tunde juurde, et nüüd ma hakkan kohe valetama teile, et sellega aega juurde ei saa, aga ta teeb su aja kvaliteetsemaks. Et kui sa oled puhanud, kui sa toitud hästi, kui sa liigud, et kui sul need tunnid, mis sa päeva jooksul veedad, on päriselt kvaliteetsed tunnid, siis sa saad ka nendest rohkem välja pigistada. Et võtagi näiteks mõtle mingi ühe suvalise tunni peale, kui sa oled täiesti puhanud, sul on hea olla, siis see ongi sinu jaoks 1 tund aega. Aga kui sa selle tunni vältel oled väsinud, sul on võib-olla paha olla, siis sa sõid mingisugust kräppi, siis see tund tundub võib-olla väärtuse mõttes ta on võib-olla pool tundi või isegi veerand tundi. Võib-olla ta pole midagi. Et tervislik eluviis on kõige alus. Et vähegi kui võimalik, siis kui oled väsinud, siis puhka. Papsist ettevõtja podcastis on muidugi lapsevanematele rääkida siin puhka ja maga, mis sa teed, kui laps ei lase. Aga kui vähegi võimalik, et neid momente on endal tekkinud küll, kus laps teeb tegelikult lõunauinakut, ise tunned, et oled ka väsinud, aga siis ikka teed midagi muud, ma ei tea, vaatad telekat või tegeled mingi muu asjaga, kuigi tegelikult see on see moment, kus sa võiksid puhata. Et mõtle alati kriitiliselt selle peale, et kui sa päriselt oled väsinud, siis puhka. Kui sa valid oma toidukardi, siis vaata, mida sa sööd. Crap toit annab crap energy, hea toit annab hea energia. Ja ka siuke füüsiline liikumine ja aktiivsus, et kui on võimalik, seisa püsti, tee aktiivseid asju, nagu näiteks kodus juba see aitab, kui ei ole näiteks aega trenni teha. Ja treeningus ka tegelikult ma räägin järgmises punktis, aga treening on ka iga inimese jaoks oluline, nii väiksemas kui ka suuremas mastaabis. Ja võtamegi siit kohe edasi teise punkti ette, mis mul on siin pandud, on et treening kodus. Ja treening kodus tähendab lihtsalt seda, et iga inimene iga trenni jaoks ei pea minema jõusaali seda tegema näiteks. Et ma ütlen siin kohe ette ära, need inimesed, kellele on ülioluline, et ta peab oma treeningu tegema just jõusaalis, võib-olla ta käib rühmatrennides, see ongi asi, mis täiendab teda, mis annab talle juurde. Inimene, kellel on vaja neid suuri raskusi ja masinaid, et jõusaalis asjadega tegeleda, siis see on täiesti arusaadav. See ongi sinu üks põhiline hobi ja sa tegeled sellega. Aga väga paljud inimeste jaoks
et saavutada neid tulemusi, mis nad päriselt tahavad ja ollagi lihtsalt tervislik ja aktiivne, sa saad seda kõike tegelikult teha kodus ja kas või keharaskustega või siis osta paar hantlit või nagu erinevad kodu nagu treeningvahendid. Et see kodus trenni tegemine aitab väga massiivselt ajale kaasa. Ülipaljudel inimestel kulub nii-öelda trenni minekuks ja trennist tulekuks juba pool tundi kuni tund, on ju. Trennis sa riietud, trennis sa lähed sinna kohale, on ju, masinate vahel võib-olla chillid ja see on kõik selles suhtes aeg, mida sa ei saa nagu hästi optimiseerida. Tuues siia kõrvale, kui sa näiteks kodus trenni teed, siis kodus sa paned trenniriided selga, sul juba ei läinud nagu absoluutselt aega trenni minemisele, tulemisele, oma treeningvarustuse kokkupanemisele. Sa paned lihtsalt kodus trenni selga, võib-olla viskad mati maha, on ju. Sa teed oma sette, näiteks kätekeverdusi, kõhulihaseid, kükke, mis iganes sa pead tegema. Ja tegelikult settide vahel, kui sa puhkad, sul võimalik ka oma aega võib-olla targemini kasutada. Mõni inimene saab näiteks tööd teha, on ju, et teed oma setid vahepeal ära, teed jälle nii-öelda tööd, et sul on nii-öelda topeltaeg, sa saad samal ajal tegeleda võib-olla mingisuguste tööalaste asjadega või siis kodutööalaste asjadega, on ju. Et ma näiteks mõnikord teen mingi seti ära, koristan natukene, teen mingi asja ära, jälle panen mingi asju ära. Nii et samal ajal mul saab tehtud treening ja koristus. Ja tegelikult ongi pärast, kui nagu mõlemad asjad on korraga tehtud, siis tundub nagu mõlema asja jaoks nii-öelda aega ei kulunudki. Et minu üks hommikurutiinist ongi see, et kui ma ärkan hommikul meie vanema lapsega ülesse, siis samal ajal, kui ma selle vanema lapsega tegelen, võib-olla ma ei tea, panen puslet kokku, teen talle süüa, mängin, siis vahepeal ma lihtsalt teen oma treeningharjutusi ja see on selles suhtes täiesti nii-öelda null aeg, mis mul kulub trennile ja ma olen täpselt selles vormis, mis vormis ma olla tahan. Järgmine punkt, mis mul siin välja toodud on audioraamatud ja podcastid. Et raamatud füüsilisel kujul väga head ja ägedad, aga eriti kui sul on kiire eluviis, siis neid tarbida niimoodi, et leida seda aega, kus sa rahulikult maha istud ja loed ja keskendud süvened sellele. See on raske, see on keeruline. Ja lisaks mõnele inimesele meeldibki rohkem süke audioraamatu ja podcasti formaat, nagu näiteks mulle, et mulle väga meeldivad audioraamatud ja podcastid ja võib-olla just sellepärast meeldibki, et ma saan nagu hästi oma aega kasutada, sest ma kuulan audioraamatuid ja podcasti siis, kui ma kärutan lapsega või siis sõidan autoga kuskile või siis jalutan kuskile või siis teen koduseid toimetusi, ma ei tea, teen süüa, koristan. Nende asjade ajal sa saad tarbida neid raamatuid ja sisu, et see õppimise aeg on jällegi niimoodi topeltaeg, et kõikide muude tegevuste kõrvalt. Et kui sa seda podcasti praegu kuulad, see võib-olla ongi väga äge kuskil autosõidu kõrvalt või jalutades või kus iganes sa praegu parasjagu oled, et see ongi juba täpselt see aeg, et sa ei pea nagu seda sisu tarbima nii-öelda koha peal istudes ja kuulates, on ju. Ja raamatudega on sama asi, et ma väga soovitan. Minu üks parimad subscriptionid, mis mul ongi Audible'i subscription, sest ta lasebki mul tarbida nii palju raamatuid sisuliselt mitte aega kulutades raamatute lugemisele. Ja nüüd liigungi edasi siin järgmise punkti juurde, mida natukene juba kajastasin siin eelmises ka, aga kärutades või ütlesin kärutades, sest see on Papsist ettevõtja podcast, aga kärutades või liikumise peal tehtav töö. Ja mis see tähendab siis täpsemalt? Ja meil on tänapäeva maailmas telefonid ja hea internetiühendus ja nii edasi, et sükeste tegevuste ajal nagu kui sa kärutad lapsega ringi, sul on üks käsi vaba või siis sa kõnnid ringi kuskile, sul on üks käsi vaba või siis ongi sõidad näiteks ühistranspordiga või siis autos näiteks, sul on võimalik väga palju teha telefonis ära. Nüüd, auto koha pealt ma ütlen see, et see on limiteeritud, mis asju sa saad teha. Et autos sa saad juhi koha peal näiteks helistada inimestega, on ju. Et helistamine ei võta väga palju seda brain powerit ära su auto juhtimiselt, et igasuguseid nii-öelda kiiremaid sünke ja koosolekuid selles suhtes sa saad teha väga hästi autoroolist. Seda sama saab teha ka kärutades, jalutades, et väga paljud koosolekud, mida mina näiteks täna pean, ongi see, et ma sünkin inimestega nagu neid asju läbi kõne, kui ma parasjagu jalutan. Ja näiteks sükestes situatsioonides, kus sul on ohutum ühe käega telefonis olla samal ajal, siis sa saad igasuguseid asju planeerida. Mida mina näiteks teen, ma kärutamise ajal kirjutan omale Notionisse või siis Notepadi, ongi igasuguseid
tööplaane, planeerin asju, tehisintellekti jaoks kirjutan pikkasid prompte, et ongi väga palju nii-öelda sellest ajast saab jällegi korraga ära kasutatud, et kui ma lähen lapsega kärutama näiteks, siis ma sisuliselt lähen tööd tegema. Et see on nagu asi, millele mõelda, kasutada oma telefoni selles suhtes targasti ja töövahendiga, et ta ongi sihuke mobiilne töövahend, ja sa saad liikumise pealt teha ka tööasju sageli seal. Et see planeerimise faas ja koosolekute faas eriti on väga kiirendatud ja abistatud selle poolt. Ja nüüd ma jõuan viimase suurema teema juurde, mis on aja tagasi ostmine. Et see tuleb ühest raamatust, mille ma hiljuti läbi kuulasin, multitaskisin jälle, tegin samal ajal jalutamist ja autoga sõitmist ja sain audioraamatu läbi kuulatud. Aga raamatu nimi on Buy Back Your Time, ehk siis osta oma aeg tagasi. Ja see raamat ongi suunatud ettevõtjatele ja räägib sellest teemast, et kuidas osta oma aeg tagasi, et sisuliselt palgata inimesi tegema neid töid, mida sa kas ei taha enam teha või siis, et sul ei ole aega seda teha või siis sa ei ole kõige parem inimene enam seda tegema, maksma nende eest raha ja saada siis selle aja endale tagasi. Et naturaalselt, kui ettevõte algab, inimene ettevõte loob ja hakkab millegagi tegelema, siis esialgu ta teeb ju kõiki asju. Et asutaja võib-olla teeb selle toote või siis programmeerib selle toote, ta teeb seda müüki, ta teeb turundust, ta teeb disaini ja nii edasi. Aga üks hetk ta saab aru, et võib-olla ma ei ole kõige parem disainer ja ma kulutan nagu liiga palju aega, et saada samad kvaliteeti, mida teeks professionaalne disainer. Siis see ongi see moment, kus sa leiad inimese, kes on professionaalne disainer, sa tasud talle mingisuguse tasu tema töö eest ja see aeg sinult täielikult vabaneb. Ehk siis sa ostad oma aja tagasi seeläbi. Ja võtta ka nii-öelda muud näited, turundus samamoodi. Et tead, et sa ei ole kõige parem turunduse inimene, sul läheb turundustegevustele seetõttu nagu liiga palju aega, sa ei suuda võib-olla luua neid materjale, pilte, tekste nagu nii efektiivselt kui mõni professionaalne inimene ja nii kvaliteetselt, kui tema seda teeks. Nii et sa palkata, et seda tegevust tegema ja sinul kõik see aeg vabaneb ja sa saad ise selle aja tagasi panna nende asjade alla, mida sina teed kõige paremini. Et alati on mingi tegevus, mida see ettevõtja teeb ise kõige paremini ja see on see asi, millele ta peaks enda aja seal ettevõttes panema. Et kõik need teised asjad ta peaks tegelikult suunama teistele inimestele ja spetsialistidele, et aeg oleks õigesti kasutatud. Siin ma lisaks kataksin ära ka nagu sellise asja, et ülikeeruline on alguses kui sul ei ole näiteks nagu nii palju kapitali, et sa ei saa võtta ju kohe kuu palga peale omale disainerit, turundajat, arendajat ja nii edasi, et kuidas nagu sükest asja teha. Ja eriti alustavatel ja väikestel ettevõtjatel nagu väga hea moodus on esiteks leida tutvusringkonnast inimesi, kes on võib-olla ka huvitatud selle asjaga tegelema ja neile näiteks väikene osalus pakkuda selles ettevõttes või asjas. Ja kui nad näevad siis seda visiooni, seda plaani, kuidas see asi nii-öelda ellu võiks minna ja hakata seal kasumlikuks minema ja seeläbi siis neile hiljem seda raha tooma, siis nad saavadki sind tulla aitama nende asjadega. Ja teine võimalus, kui sul kapitali on, aga sa ei taha päris nii-öelda kuu palga peale inimest võtta, sa võid ju tasuda inimestele ka nii-öelda väikese projekti põhiselt. Et näiteks ongi mingi väike turundusmaterjal maksab 50 €, et sa ei pea võtma mingi 1000–2000 € eest inimest iga kuu tegema sul neid asju, vaid ta teebki projekti põhiselt sul neid väikeseid sussakaid ära. Samamoodi nagu arendust, et arendust saab ka tegelikult osta sisse projekti põhiselt. Ei pea võtma tegelikult kõrgepalgalist arendajat omale kuutasuga töötajaks, eriti kui sul ei ole sükest nagu igakuist käivet. Et siis teetegi need väiksed projektid ära, need projektid toovad jälle sulle ettevõttesse midagi tagasi ja siis sa saad uuesti nendesse abilistesse investeerida. Et leiagi need kohad, need oma ettevõtluses, mida sina ei tee nagu näiteks nii efektiivselt või siis need ei olegi asjad, millega sa oled nagu hingega täiega selle juures ja suuna see tegevus teistele inimestele. Siis sa saad enda aja tagasi ja sa saad selle aja investeerida näiteks oma eraelusse või siis ettevõttesse tagasi, aga nende tegevustega, mida sa teed kõige paremini, et tuua ettevõttele kõige rohkem kasu. Väga soovitan seda raamatut lugeda. Buy Back Your Time on audioraamatuna ja ka füüsilise raamatuna kenasti saadaval. Ja nüüd siin lõpetuseks väike fun boonusfakt. Pigem rohkem sükse vanemluse teemal one-hander beebiga multitaskimine. Et siis oli ühes käes beebi hoidmine ja samal ajal teiste tegevuste tegemine. Et niimoodi saab ka päris efektiivselt nii-öelda aega tagasi, et
tahad oma perega tegeleda ja oma kaaslast aidata, siis ole mees, võta beebi ühte kätte, ta istub seal väga ilusti ja samal ajal teise käega sa saad igasuguseid muid asju teha, millega abis olla. Et need asjad näiteks, mida sa niimoodi teha saad, ongi nagu jällegi mingite telefonikõnede tegemine, et kui sul on vaja tööasju teha, siis võtta see koormus ära oma kaaslaselt, et sa saad vahepeal aidata sellega. Ongi näiteks mingisugune koristamine, asjade ära panemine, et sa ei pea kogu aeg nagu kõiki asju kahe käega tegema, et päris lihtne on hoida last ühte käes, toimetada muid asju teise käega. Laps chillib jumala hästi seal, vaatab ringi nagu, mis elu on, kuidas käib koristamine, kuidas käib töö tegemine, ja nagu aitab päris palju kaasa, et kindlasti papsid, kellel on väikesed lapsed ja kes tahavad kodus nii-öelda kaasa aidata, siis laps ühte kätte ja tee tööd teise käega, et saab väga kenasti niimoodi hakkama. Ja nüüd siin lõpetuseks võtaksimegi siis kõik teemad kokku, millest me täna rääkisime. Et esiteks, olge leidlikud oma ajaga, ärge mõelge kogu aeg, et te peate ühte tegevust korraga tegema, eriti kui te olete nagu emmas-kummas maailmas, et kas maailmas, kus tegeled ettevõtlusega, sul on vaja väga palju asju korraga teha. Tegelikult ka, kui sa oled lihtsalt tavaline inimene ja tahad nagu rohkem oma päevast ja elust välja saada, või siis eriti, kui te olete lapsevanemad, et teil on vaja lihtsalt pigistada rohkem välja oma päevast, kui võib-olla tavalisel inimesel seda on antud, et siis olge leidlikud, leidke variante, kuidas teha mitut asju korraga, niimoodi, et fookus endiselt püsib ja kasutage seda ära. Asjad, millest näiteks rääkisime, oli siis kodus trenni tegemine, audioraamatute kuulamine, podcastide kuulamine, selle asemel, et maha istuda ja seda tegevust teha. Siis kärutades ja liikudes ja autos näiteks erinevate tegevuste tegemine, mida sa saad seal teha, erinevad koosolekud, võib-olla mingisugune planeerimine. Siis oma aja tagasi ostmine, et leidke need kohad oma ettevõtluses, mida sa ise teha ei taha või siis sa ei tee enam kõige paremini ja mis ei ole nagu mõistlik ajakasutus sulle enam, ja leidke mõni tublim spetsialist seda asja tegema. Vabastate oma aega, saate tegeleda oluliste asjadega. Ja jällegi viimaks nagu mehed, ärge halage, et te ei saa lapsega aidata, et saate küll, eriti väikese beebiga. Võtke ta lihtsalt ühte kätte, võtate väga suure koormuse oma kaaslaselt ära ja teise käega saate muid asju tegeleda või aidata nagu veel rohkem. Et proovige seda ja tuleb mitmekordselt tagasi see effort. Ning viimaks ma lubasin veel ühe korra korrata, kõige alus on siis tervis ja tervislik eluviis. Et kus vähegi võimalik, puhake, kuulake oma keha. Kui teil on väsimus peal, siis magage, tehke näppe, istuge niisama nagu rahunega. Et kogu aeg ei pea tegevuses olema. Et need kvaliteetsed tunnid on palju olulisemad kui see tundide hulk. Toituge hästi, tehke trenni, liikuge ja siis on kõik hästi. Sellega olemegi jõudnud Papsist ettevõtja episood 2 lõppu. Ma loodan, et sulle meeldis see episood. Kui sa siiamaani jõudsid, siis võimalik, et meeldis. Kui sul on tagasisidet, siis kirjuta see kommentaaridesse, jaga seda inimestega, kellel sa arvad, et see võiks korda minna. Ja kindlasti, nagu ka mõned kirjutasid, siis on meil oodata külalisi. Olen juba paari inimesega rääkinud, kes ise on ka kuulajad ja on huvitatud siia podcasti tulema. Ja selle episoodi teemal võib-olla ma küsiksin teilt ka, et mis on teie moodused, kuidas saada oma päeva rohkem tunde, et kuidas teie oma aega optimiseerite, et see viimanegi välja pigistada oma päevadest. Aitäh, et kuulasite, mina olen Siim ja näeme järgmises episoodis. Tšau!